Tere siis taas kord minu poolt kõigile teile, kes te siia olete siis jõudnud ja minu kanalit jälgite. Ja täna teen ladumise, kus vaatame siis kahe grupiga, saate teha siis oma valiku, kahe grupiga vaatame, mida tunned sina, mida tema ja mis on sinu järgmine käik tema suunas ja mis on tema järgmine käik teie suunas. Ja siis vaatame, mis on teie vahel. Ja tegemist on üldise kaardi ladumisega, mitte kõigi puhul ei pruugi siin siis resoneeruda, võtta see, mis resoneerub ja jätta see, mis ei resoneeru. Ja kui teil on soov personaalse kaardi ladumise järgi, siis võite alati mulle kirjutada. Ja kui teil on soov oma emotsioone hakata kehatasandil vabastama, siis võite samuti minuga ühendust võtta, sest ka see võimalus on minu poolt siis kättesaadavaks tehtud teile, et kuidas siis täpsemalt neid emotsioone vabastada, kus need üldse tekivad, kuidas te neid unustate ja kuidas siis taas neid hakata vabastama ja et see saaks üks osa teie elust, seepärast et kui me teeme selle ühe osa enda elust, siis me hakkame päev-päevalt, samm-sammult vabastama oma emotsionaalset valu kehast, nii et see ei saa enam nagu teie elu juhtida ja te saate hakata vabalt ise oma elu teadlikult looma. Sest kõik need emotsioonid ja kihid ja sellised laengud, mis teie kehas on salvestunud, nende baasil või nende põhjal siis loob ego teile mingisuguseid lugusid, illusioone ja valu, mis tõttu teie elu ei ole nagu siis kõige maitsvam, ütleme siis niimoodi. Ja enamik inimesi ei teagi, et mis üldse on ego ja mis on nende tõeline olemus. Väga paljudel inimestel pole õrna aimugi, millest ma võin praegusel hetkel isegi rääkida. Ja inimesed tegelikult siis samastuvadki oma egoga, uskudes, et see ongi nende mina, teadmata, et ego on tegelikult ainult programm, mis loob siis teile mingisuguse ettekujutluse, mingisuguse mõtte, mingisuguse tunde, mingisugused lood selle kohta, milline sa peaksid olema, millisena sa peaksid käituma, millised on suhted, millised peaksid olema mingisugused reeglid, mis peab olema, et nii-öelda ellu jääda, sest ego tahabki ainult ellu jääda. Ego ongi ellujäämisprogramm ja seal ei ole elu naudingust mitte midagi sellist. Loomulikult ego programmide põhjal või programmide näol elades ikkagist on ka see hea ja halb nii-öelda liigitatud. Hinnanguliselt on hea ja hinnanguliselt on halb. Ja eks see ego siis ikkagist annab seda präänikut ka, et ei ole kogu aeg piits, vaid ongi vaheldumisi piits ja präänik, eks ju. Piltlikult öeldes, eks ju. Aga jah, ego on ainult programm, mitte siis tõeline teadlikkus ja vägi, mis meis tegelikult on. Ja see ego programm nii-öelda varjutab meie tõelist olemust ja miks siis inimesed ei taju oma tõelist potentsiaali, ongi see, et alates lapsepõlvest õpetatakse siis meid samastuma oma nime, rolli, saavutustega, kes sa oled, mis tööd sa teed, mida sa oled siis nii-öelda saavutanud ja me kasvame nii-öelda üles uskumuses, et meie väärtus sõltub siis välisestest asjadest, mitte meie sisemisest olemusest.
et samamoodi need kool, religioon, kultuur, meedia kinnitavad eraldatuse illusiooni meisse. Ja ehk siis see, et me oleme eraldi teistest, ma pean võitlema, et midagi saada või ellu jääda või saavutada või väärt olla. Ja see süsteem nagu hoiabki inimesi sellises hirmus, et nad ei hakkaks oma tõelist potentsiaali avastama. Ja Egot siis kardab oma seda lahustumist, sest see tähendaks tema kaotust, eks ju. Sest et kui inimene hakkab härkama, siis ego püüab teda nii-öelda sellesse illusiooni vägagi tagasi tõmmata, tekitades siis mingisuguseid kahtluseid ja vastupanusid ja äkki see on ikkagi vale ja äkki see ikka ei ole õige ja mis siis, kui ja nii edasi ja ma kaotan oma identiteedi ja ma pole ikkagist lõpuks mitte midagi väärt, eks ju. Ja tõeline mina siis tegelikkuses avaneb siis, kui inimene vabastab kinni hoitud emotsioonid ja mustrid. Ja mis on probleemiks, on see, et inimesed kardavad tunda. Sest tegelikult ühiskond on nagu ikkagist õpetanud meile, et valu tuleb vältida, mitte siis kogeda ja vabastada. Ja tegelik tõeline potentsiaal avardub, kui inimene mõistab, et ego ei ole tema tõeline mina, vaid just nimelt programm ja lõpetab mineviku ja tuleviku külge klammerdumise ning elab hetkes. Ja selleks, et seda saavutada, et seda teha, et paljud inimesed võib-olla mõtlevad selle peale ja üritavad seda elada, siis see niisama lihtsalt ei käi, sellepärast et ego tõmbab ikkagist meid sinna, meil on väga palju mustreid, alateadvus juhib meid ja nii edasi, need paradigmad kõik, mis meid tegelikult juhivad, me ei ole sellest teadlik, siis tegelikkuses on vaja siis nii-öelda neid emotsioone vabastada. Ja siis inimene lõpetab ka hirmupõhiselt elamise ja hakkab usaldama eluvoolu ja lubab kogeda sügavalt teadlikkust ilma hinnanguteta. Et kindlasti, kui sa jälgid ennast, siis ei ole päevagi, kus inimene ei anna millelegi hinnangut. Iseendale anname hinnanguid, teistele anname hinnanguid, olukordadele, situatsioonidele, kõigele anname hinnangud. Ja kui inimene jõuab siis sellesse seisundisse, siis kaob siis selline võitlus, hinnangute jagamine, kaob kannatus, kaob vajadus tõestada kellegile midagi. Ja alles jääbki nagu selline puhas teadlikkus, armastus, loomulik voolamine ja armastus teiste inimeste vastu. Ja see ei pruugi, et on võimalik sinna niisama lihtsalt ka kukkuda. see on lihtsalt, on võimalik see ka variant, aga kui sa kogu aeg nagu keskendud sellele emotsioonide vabastamisele, puhastamisele, siis sa liigud samm-sammult sellesse puhtasse olekusse ja sinus toimuvad taipamised, selginemine, puhtus, need puhtad seisundid sinu elus, neid tekib ainult juurde ja juurde ja juurde. Ja tegelikkuses egoism ei ole siis lihtsalt see isekus, nagu inimesed seda ekslikult arvata võivad. See on tegelikult siis identiteet, mida me siis usume enda olevat. Ja see on siis mask, mille me oleme siis loonud endale, enda ümber, et kaitsta end haavatavuse, hirmu, tundmatuse eest.
et ego on jah selline, kes loob siis sellise vale mina ja selle ta loob siis mineviku põhjal, kollektiivsete uskumuste põhjal, seal, kus keskkonnas sa üles oled kasvanud, mis on need eeskujud, autoriteedid sulle õpetanud, sellised ühiskondlikud ootused, hirmud, välised heakskiidud, kõik sinna see kuulub. Aga tegelikult meie tõeline olemus siis ei vaja tõestamist, võrdlemist ega pidevat kinnitust. See on tegelikult ego, kes seda vajab. Sest ego tahab ennast tunda tähtsana. Ja ta kardab olla väiksem või siis vähem väärt. Ta arvab, et ta ei ole väärt muidu, kui ta ei pinguta, ei rassi, ei mõtle asju välja. Ja ego siis määratleb tõesti läbi siis saavutuste, positsiooni, staatuse, võrdluste heakskiitu. Aga kui me natuke süveneme sellesse, siis elu ei ole kõige toredam, eks ju, kui sa kogu aeg otsid kuskilt heakskiitu selleks, et ennast hästi tunda või püüad kogu aeg midagi saavutada, et teised märkaksid ja tunnustaksid sind või et sa saaksid tunda ennast kuidagi siis väärtuslikuna. Et see ei ole üldse tegelikult, see ei ole siis lõdvestuses elamine ja voolus elamine. Et kui see ego nagu hakkab vaibuma vaikselt, kokku tõmbuma, et kui sa kogu aeg neid emotsioone ja laenguid enda käest siis eemaldad ja puhastad ja vabastad, siis ego enam ei nagu valitse sinu üle nii tugevalt või siis kui ta nagu kuskilt pead tõstab jälle, siis sa väga kiiresti tabad ja märkad, et see on nagu ego. Et jah, ja saad jälle siis vastavalt sellele tegutseda, et tema sind siis ei juhiks, vaid sina otsustad, kes siis on see juht siin selles mängus. Et jah, et kõik on tegelikult sinu puhas vabadus valida see situatsioon ja olukord. Ja see seisund, kus sa ei pea enam midagi tõestama, võrdlema, aga kinni hoidma millestki ja sa lihtsalt oled, see on nagu see, mille poole me tegelikult kõik pürgime ja otsime ja isegi teadmata, et me seda otsime. Ehk siis armastuse olek. Ja, nii on. Kui on teil soov siis ka oma emotsioonide vabastamisega tegelema hakata ja sellest rohkem teadlikumaks saada ja see oma eluks muuta, sest tegelikult meie loomulik seisund peakski olema emotsioone kehast vabalt läbi lasta jooksutada, sest emotsioon iseenesest ei kao mitte kuskile, need on inimese üks osadest emotsioonid. Aga inimene kipub siis neid tihtipeale kinni hoidma, nendesse klammerduma ja et jah, siin kehasse salvestama neid ja ei oska sellega kuidagi ümber käia ja ta arvabki, et nii ongi. Jah, emotsioon tuleb, aga see tuleb siis nii-öelda läbi lasta. Ehk siis ta tuleb ja ta läheb, ta tuleb ja ta läheb, ta tuleb ja läheb. Aga kui ta tuleb, siis inimesed kipuvad tihtipeale temasse nagu klammerduma või kinni hoidma ja see salvestub siis kehasse ja sinna alateadvusesse, millest me ei ole tihtipeale teadlikud. Ja me loome siis alateadvuse tasandilt kogu aeg oma elu. Ja nii palju, kui seal on siis neid programme ja mustreid ja lugusid ja
emotsioone ja laenguid, kõiksugu selliseid asju, siis polegi muud, kui tead, kui vaatad oma praegust elu ja sa pole nagu selle eluga rahul praegusel hetkel, siis tead, see on sinu alateadvuse pinnalt loodud elu, sina ise oled seda lood ebateadlikult alla surutud emotsioonide ja laengute baasilt siis. Ja sealt võtab siis ego seda materjali ja muudkui aga majandab sinu eest. Ja nii on. Ja see on siis võimalus teile. Kui teid tõmbab miski selle suunas, siis andke tuld ja võtke minuga ühendust. Nii, aga liigume siis ladumise juurde, kus vaatame siis, mida tunned sina tema vastu, mida tema sinu vastu, mis on sinu järgmine käik tema suunas, mis on tema järgmine käik sinu suunas ja mis on teie vahel. Teen seda ka 2 grupiga, tehke oma valik ja alustan siit esimesest grupist. Ja grupp number 2, kes valis siis selle kaardipaki, vaatame, mis siis toimub. Mis siis toimub teie vahel? Grupp number 1. Mida tunned sina? Mida tunneb tema? Mis on sinu järgmine käik tema suunas ja mis on tema järgmine käik sinu suunas? Mis on teie vahel? Teie vahel võivad olla saladused, teie vahel võib olla väga selline intuitiivne side, teie vahel võib olla sügav side. Teie vahel võib olla ka salasuve, et selline salajas hoitakse seda suhet, et ei ole nagu siis avalik, vaid pigem varjus hoitud. Ja teie vahel on ka selline intiimsus või sensuaalsus, et siin on teie vahel tegelikult tugev tõmme selles suhtes. Et see tõmme teil on ja seda intiimsust ja sensuaalsust siin on, mida tuntakse üksteise suhtes. Aga osadel võib ka kindlasti vähest suhtlust olla, hoitakse nagu just pigem nagu natuke distantsi, tagasi hoitakse, ei ole selline aktiivne suhtlus. Võib-olla teinekord astutakse samm tagasi, mõeldakse asjade üle ja ei võeta nii aktiivselt siis üksteisega ühendust, ka siin võib see olla. Mida tunned sina tema vastu? No sina tunned tema vastu, sul on seda kindlust ja tugevust päris palju, aga sa ikkagi tunned nagu ennast siis hüljatuna või eemal nagu, et sa ei saa nagu piisavalt võib-olla tähelepanu, mida sina sellest suhtest soovid või mida sina temalt soovid. Ja sa tunned nagu ennast hüljatuna ja eemal olevana. Võib-olla sa ise eemaldud sellest suhtest, võib-olla tema on sellest suhtest eemaldunud, et see võib nagu olla üht või teistpidi vastavalt siis enda olukorrale, vaadake seda sellisel viisil. Aga ma näen siin, et teie ise nagu üritate ka nagu väga palju oma seda sisemist lohe justkui taltsutada, et või siis seda tugevust säilitada, et ilmselt siin võib olla ka see variant teil, kus te mõistate ja peate tegema nagu justkui otsuse, et kas jääda või lahkuda või kas see suhe nagu, kas tema siis jätta maha, sest ta ilmselt ei ole see, mida sina sellelt suhtelt soovid või temalt siis soovid. Aga päris kindlasti sa ilmselt ikkagi tunned siin väga tugevat hoolivustunnet tema suhtes ja püüad oma tundeid võib-olla sellises siis tasakaalus hoida, ja sul seda sisemist tugevust ikkagist on.
seda kannatlikkust ja empaatiat võib-olla temaga seoses. Ja ilmselt sa nagu püüad siin selles olukorras ikkagist oma tundeid taltsutada ja mitte lasta oma emotsioonidel kontrolli haarata. Aga noh, siin on oluline siis jah, nii nagu ma siin video alguses sissejuhatuses rääkisin, emotsioone on siis võimalik vabastada ja absoluutselt igasugused tunded lõpuni tunda, mis teid enam ei saa häirida ja nagu teie elu või otsuseid kontrollida. Et kui me otsustame ego baasilt siis või egost lähtuvalt, siis seal need otsused või noh, nad ei ole puhtad otsused, et siis tihtipeale on oluline, et kui te tahate või soovite mingisuguseid otsuseid teha, siis võiks sealt puhastada selle ümbert ära need igasugused ego lood, emotsioonid, et te saaksite puhtast kohast need otsused siis ikkagist ilma selliste emotsionaalsete laengutest lähtudes selle otsuse ikkagist langetada. Ja see on päris võimalik, et sa puhastad absoluutselt kõik oma emotsioonid mingisuguse teatud olukorra suhtes, selle ümbert kõik ära, et tekiks see puhas selgus ja teadmine, kuhu suunas edasi liikuda. Ja see ei pea nagu siis nagu pingutama ega tegema mingisuguseid meeletuid otsuseid ja mis on siis enda peal jõu kasutamine ja samas enda stressi viimine. Ja samuti, kui sa nagu kontrollid oma emotsioone, siis tegelikult surud neid alla või siis väljutad neid kuskilt, mis tekitab võib-olla sellisel viisil leevendust, aga see juurpõhjus ei kao ära ja see tuleb mingi hetk uuesti pinnale. Et sa tunned siin sellest inimesest ilmselt ka puudust. Teie vahel on võib-olla selline eemalolek või isegi plaanid või siis tema on, et noh, et ka siin võib seda varianti olla, et kas sina plaanid teda maha jätta või oled maha jätnud või tema siis on teid maha jätnud, et siin on sellist ghosting ut, eemaldumist. Aga võib-olla tunned näiteks suhtes end sellises puudujäägis, et üksi olemine on siin või siis emotsionaalselt mahajäetuna jällegi. Või ka pigem selline ka kartus võib siin ette tulla, et sa kardad seda mahajätmist temaga seoses, et sa kardad ja sul puudub nagu selline kindlustunne, et kas seda võib siin esineda teatud olukordades. Ja see müntide viis ongi nagu hirm tegelikult, mis on justkui hirm, et keegi hülgab sind ja ilmselt sellega seoses sul mingisugused emotsioonid ka alateadvuses toimetavad ja seda sa siis nagu kinnisilmi vaatad või isegi kui sa mõtled, et sa ei soovi seda, siis tegelikult sa alateadlikult nagu vaatad ikkagist selle suunas, et hirm et jätab keegi maha su. Ja siis sa nagu lood oma reaalsusesse seda kogu aeg. Aga siin päris kindlasti toimub mingit laadi selgus ka või on teil mingit laadi selgus? Võib-olla oled sa sellega seoses ka oma tundeid paremini mõistma hakanud selle suhtega seoses, temaga seoses. Et sul on mingisugune selgus siin toimunud. Võib-olla sa tahad, et suhe oleks väga aus ja autentne ja otsekohene ja tõene. Võib-olla vajad sa ise siin midagi selgeks mõtlemist või siis mingisuguse otsuse langetamine või ausalt suude puhtaks rääkimine nagu soovid või tahaksid siin. Et jah, siin on nagu, sa püüad nagu olla tugev, kontrollida oma tundeid nagu justkui emotsioone
ja samal ajal koged sa tegelikult sellist haavatavust või eemalolekut või hüljatust. Aga samas sa oled ka jõudmas mingisuguse tõdemuseni või selguseni. Ja, ja ka see variant siis tõesti siin võib olla, et kas siis sina siis tahad sellest suhtest lahkuda ja sul ongi see nagu see teadmine või mõistmine, et see suhe ei vii teid edasi, sa tunned ennast haavatuna, sa tunned ennast eemalolevana, sind ei mõisteta, sul pole emotsionaalset lähedust, ta on liiga kauge või ta käitub kuidagi sellisel viisil nagu, mis sulle nagu justkui ei sobi suhtes. Ja sa näed, et sellel pole nagu pointi, siis sa nagu tahad otsustada justkui eemalduda või siis tema on eemaldunud sinust. Et võtke, kuidas resoneerub siis tõesti teile, et siin sai nüüd erinevaid variante välja käidud. Aga mida siis tema tunneb teie suhtes, teie vastu? Jah, et siin tegelikkuses, kas siis tema on ise eemaldunud või siis teie olete tõesti eemaldunud ja sest tema tegelikult iseenesest tal hoolib teist väga ja tal on väga tugevad nagu tugevad tunded teie suhtes, hoolivustunne, oleneb, kui pikaaeglaselt teie suhe on juba kestnud, kui siin on pikaaegne suhe, siis kindlasti te olete temale südamesse läinud. Ta ei pruugi seda välja näidata, sest karikate kuningas on justkui selline, kes ka kontrollib vägagi tugevalt oma emotsioone ja oma tundeid, et ei ole siin niisama lahmimist, et oma tunnete tasandil, et kõik ilusasti välja räägitakse või väga romantiline, seda võib olla romantiline, aga ta ikkagist väga kontrollib oma emotsioone ja tundeid, et siin on sellist emotsionaalsel tasandil justkui ta on ikkagist teist nagu kuidagi liigutatud või kõigutatud. Ja siin võib olla siis mingisugused valikud, tugevalt tuleb teie ja tema poolt välja, et mingi hetk ikkagist need valikud tehtakse ja ilmselt ta mõistab, et mingi hetk kas sina lahkud või mingi hetk peab tema lahkuma millestki, kellestki, kust iganes kohast, eks ju, või mis iganes kohast, et mingisugused sammud tuleb siin teha, et jah, et kas siis sina lahkud või siis tema lahkub, et mingisugune otsus tuleb vastu võtta või siis mingi varem või hiljem see otsus tehtakse ja keegi lahkub kuskilt või on juba lahkunud. Aga see võib olla puhtalt see hirm ka nagu, et ilmselt kas siis tema ei suuda nagu rahuldada teie emotsionaalset heaolu või emotsionaalselt jääb miski puudu või selles suhtes jääb midagi puudu, et tema nagu justkui ei suuda seda nagu teile täies ulatuses pakkuda ja ilmselt ta arvab, et mingi hetk ta ikkagist lahkud või mingi hetk sa ikkagist lahkud tema elust või siis tema peab mingisuguse konkreetse valiku tegema ja mingisuguse valiku tegema ja mingisuguse olukorra valima. Et siin võib kahtepidi siis olla, vaadake, kuidas siis jälle endal resoneerub. Aga ilmselgelt ta on väga, siin võib isegi olla nagu erinevate variantide vahel laveerimine, et võib-olla tal on 2 suhet või mingisugune situatsioon, mis nõuab siis valikute tegemist, ka see võib olla, eks ju. Ja aga ma näen, et ta on siis, sa ise ei pruugi teadlik olla, mis tema sees tegelikult toimub. Ja sest ta kontrollib väga enda emotsioone ja ta siis ei avalda oma tundeid nii aktiivselt, kui võib-olla naisterahvad seda sooviksid, sest see on kontrolli vajadus, aga tal on väga romantilised ja sügavad tunded teie suhtes, see on olemas siin. Mis on teie järgmine käik tema suunas? Et siin on mingisugused et te tegelikult püüate balanssi hoida või tasakaalu hoida, et siin võivad olla mingisugused toksilised sellised mustrid või mingisugused sellised
isegi võib siin olla mingi suhteteema, et salasuhe või varjatud suhe ja siin on nagu valikud. Teil on valikud vaja teha ja siin võib olla siis tõesti, kas see paarisuhe võib olla kolmandate isikutega seotud. Aga teie püüate nagu seda balanssi hoida või siis õiglane olla nii enda kui teiste suhtes. Et siin see tegelikkuses on see ebaterve dünaamika, mis nagu teie vahel on, et siin ei ole nagu sellist terviklikkust, et siin võib olla ka sellist tugevat kirge ja mingisugused teatud sõltuvused teie vahel, kiusatused. Ja igal juhul teie vahel on tugev iha, tugev tõmme, tugev kirg. Ja ka võib-olla mingil määral emotsionaalne sõltuvus, mis võibki varjata siis sellist objektiivset justkui hinnangut. Aga et sinu järgmine käik võib-olla tema suhtes ongi mõjutatud rohkem nagu mingisugusest soovist temaga seoses. Et sa oled omakorda sellistes võib-olla illusioonides ka temaga seoses. Ja siin ongi, tulevad need ego illusioonid välja, eks ju. Et siin oleks siis võimalik tegelikult täiesti oma mustreid murda selle suhtega ja see suhe on justkui ikkagist võtta seda nagu suhet kui kingitust, kui te teate, kuidas oma emotsioone ja kuidas oma laengutega ümber käia, emotsioonidega ümber käia, vabastada neid, siis ta on tegelikult tõeline kullaauk, kus sa saad siis oma sõltuvusi ja illusioone kogu aeg purustada ja vabastada. Sest siin on tegelikkuses selline varjatud nagu sõltuvus või kinnisidee, hirmud mingisugused, mis temaga seoses just tugevalt esile kerkivad. Ja alati, kui need esile kerkivad, siis on võimalus siis teil neid vabastada. Ja sügavalt siis läbi tunnetada need tunded. Et see on nagu jah, see on nagu tegelikult selline väga, väga mõnus koht saatanat näha, et need varjud toodakse tegelikult siis päevavalgele ja sa saad need vabastada. Ja see nagu see muster või sõltuvus või mingisugune illusioon ei saa nagu siis enam sinu tegusid kuidagi siis mõjutada. Et siin on jah, sellist omamoodi sellist mingit iha, sõltuvused, kontrollivajadus. Ja nende ajendil nagu justkui tegutsetakse. Teadvusta neid ja sa vabaned nendest. Aga jah, sa nagu üritad siin nagu sellist tasakaalu justkui võib-olla hoida. Ja püüad seda nagu selgena näha, selget pilku ja meelt hoida. Et sa tegelikkuses püüad ikkagist nendest mustritest või nendest paradigmadest, nendest sõltuvustest, emotsioonidest, laengutest, mis iganes teie vahel siis on, selle suhtega seoses esile kerkivad, sa püüad tegelikult sellest nagu vabaneda ja sellist tõde näha ja mitte ainult siis tunnete ja ideede baasil ja sõltuvuste ja klammerdumise baasil temaga siis tema suunas siis liikuda, vaid siis läbi tõe.
läbi otse rääkimise, aususe, küpsuse. Ja võib-olla sa isegi mõtled siin, kas see suhe on sulle õige või mitte. aga ilmselt ikka ma näen, et sa püüad seda andmist-saamist hoida nagu tasakaalus. aga teisest küljest ma näen, et sa võib-olla tihti võid anda rohkem, kui vastu saad. Seda hoolivust, tähelepanu, tuge. Aga siinkohal ma võin julgelt öelda seda, et noh, see on jälle egomeel, kes ütleb, et ma annan rohkem ja ta ei anna mulle mitte midagi vastu. See on kauplemine, eks ju. Kui sina annad, siis sa ootad midagi vastu, aga puhtast olekust me ei oota mitte midagi vastu, me teeme seda, mis tekitab meile head tunnet, ma annan talle, ma ütlen talle, ma jagan seda armastust ja ma ei oota sealt midagi vastu. Ja see on armastuse jagamine puhtast kohast, et mida tihti inimesed teevad, on see, et nad kauplevad. Ja see armastus või see suhtlus nagu on kaubavahetus. Mina annan sulle, sina pead mulle andma. Ei pea keegi sulle mitte midagi andma. Ja kui me oleme puhtas olekus ja armastuses iseenda vastu, armastuses teiste inimeste vastu, siis see osa ei jää ka puutumata, et sulle antakse, sulle pakutakse, sulle tuldakse vastu, sa saad kogeda inimeste tähelepanu, armastust, ilma et sa seda kellegilt nõuaksid. See tuleb iseenesest, see on osa elust. Ja nii kui me nagu nõuame või tahame alateadlikult, teadmatult, me võime öelda, et ma ei taha sult mitte midagi ja oi, et ma ikka armastan sind ja sa oled mulle kallis, aga alateadlikult me ootame ikkagist sealt mingisugust vastust, eks ju. Et ta ütleks mulle ka või ta mulle seda ka teeks või, et see on nagu väga totter tegelikult inimlikul tasandil kaubelda suhete ja armastusega, et ma nüüd teen seda ja tema mulle mitte midagi vastu ei anna. Et ainult tüüpiline, ainult vedeleb diivani peal ja mitte midagi ei tee. No siis tuleb endale otsa vaadata, miks sa oled endale sellise partneri valinud. Ja teiseks, kedagi ei tasu süüdistada, seepärast et tema on sinu projektsioon. Sina projitseerid oma sisemaailma talle, et ta sind trigerdaks ja sina saaksid oma emotsioonid siis vabastada selle näol. Ja sa ei loo enam selliseid diivani kaunistusi endale näiteks või neid, kes sulle mitte midagi ilusat ei ütle või mida iganes, aga seal taga ei tohi olla see, et ma tahan tingimata, et mul partner ütleks neid ilusaid asju. Sa pead iseendaga sellises kohas olema, armastavas kohas, kus iseennast armastama ja iseenda eest hoolitsema sellisel määral, et sinule lihtsalt tulevad need inimesed ja annavad ja pakuvad ilma, et sa seda tahaksid. Lihtne. Kõige lihtsam meetod on nii-öelda tähelepanu saada läbi selle, kui sa ei taha tähelepanu. Ja siis seda tähelepanu tuleb sealt teisest ja kolmandast kohast. No sa ei jää tähelepanuta lihtsalt. Seepärast, et kui sa oled endaga sellises kohas, säravas kohas, armastavas kohas, iseenda suhtes ja kui sa oled iseenda suhtes armastavas kohas, siis seda armastust jagub ka teistele, ilma et me midagi sealt vastu ootaksime. Et see on täiesti absurd tegelikult, kuidas inimesed kauplevad kogu aeg mingisuguste asjadega. Ma annan sulle seda, sa pead nüüd mulle seda andma, kui sa mulle seda ei anna, siis ma ei anna sulle seda. See on ju kauplemine. Siit kaubelda võib turul, mitte inimsuhetega. Ja nii on. Et võiks öelda, et okei, ära siis või pane tähele, kus need sõltuvused ja need programmid sind nagu juhtida tahavad. Ja kus sa siis nagu nõuad võib-olla teiselt seda tasakaalu või vastu panustamist, aga siis see on jällegi koht iseendale otsa vaadata. Et sa tegelikult, ma näen, et sinu järgmine samm võiks olla see, siin ma näen, et sa püüad teha teadlikke õigeid otsuseid, mis põhinevad siis aususel ja tasakaalul.
et sa tegutsed nagu, sa tegelikult tegutsed tema suhtes heldelt ja sa oled tema suhtes helde ja armastav ja tasakaalukas ja sa püüad nagu, kui sa väljendad ennast, siis sa oled nagu, püüad ennast nagu kontrollida või mida iganes. aga pane tähele ka iseenda neid sõltuvusi ja neid siis nii-öelda komistuskive, mille suhtes sa saad siis nagu enda puhul silmad lahti teha. seepärast, et kõik, mis tuleb väljast ja sind trigerdab, siis see on koht, kus vaadata iseendale otsa. et jah, siin tegelikult sa natukene, sinu järgmised käigud on natuke sõltuvusest lähtuvalt, küll sa püüad õiglust ja teadlikkust endas säilitada, aga õiglus ja teadlikkus tuleb läbi puhta oleku, mitte egost lähtudes, mitte majandades ja kontrollides oma nii-öelda neid emotsioone, mitte kontrollides teisi inimesi, et kuidas nemad peavad sinuga käituma või kui palju nad peavad vastu andma, vaid alati iseenda kaudu defineerida oma suhet, iseenda kaudu vaadata seda suhet, et kui sulle midagi selles suhtes ei meeldi, siis tuleb sealt suhtest midagi ära puhastada, aga see ei ole teine inimene, keda sa pead nagu ära lükkama või kellele etteheiteid tegema või õpetama kuidagimoodi teda olema suhtes või teda karistama kuidagi mingil viisil, mis iganes. Isegi need kolmiksuhted, mis tunduvad teile üsna dramaatilised, siis tegelikult te vaatate need ise dramaatiliseks ja te olete ise dramaatilised et see on teekond, mida käia ja mida enda puhul avastada, et me ise anname need hinnangud ju, et kui need nii-öelda armukolmnurgad on nii dramaatilised, siis sa ise annad selle dramaatilise hinnangu. Ja tegelikult need armukolmnurgad täpselt samamoodi tulevad sulle, näitavad sinu enda olekut, mida sa lood, sest sina oled selle loonud ju. Sest sina oled selle loonud. Kui me toome näiteks armukolmnurga esile, siis jah, võib-olla sa teadlikult ei ole loonud armukolmnurka, aga seal all võib olla see, kus sa kardad vaadata seda, et sa soovid nagu ideaalset suhet või mida iganes, aga su pilk pöörab sellele, et ma ei soovi näiteks armukolmnurgas olla või ma ei soovi, et minu mees ei hindaks mind. Ma ei soovi seda näiteks, et või ma soovin, et mees pühendab mulle, ja kui see soov tuleb puudusest ja kui sa soovid, et su mees pühendub sulle või su partner pühendub sulle, see suhe on imeline ja kaunis, ja kui see tuleb nagu puuduse kohast, siis sa tegelikult lood seda vastandit endale. Alateadlikult sa lood vastandit, sellepärast alateadlikult sa vaatad hoopis sinna suunas, mitte selle suunas, et su mees või partner sulle pühenduks ja su suhe oleks imeline, vaid puudusest loomine on hoopis see, et sa tegelikult alateadlikult enesele teadvustamata vaatad hoopis seda, et sul on see puudu ja kui sa seda ei saa, siis sa oled õnnetu ja nii edasi ja nii edasi, seal võib olla pikk nimekiri, igalühel erinevad situatsioonid, olukorrad, aga nii ta paraku on. Et mis on tema järgmine käik teie suunas, on tegelikult on üsna aus ja otsekohene inimene ja tegelikkuses ta näeb sinuga justkui sellist pikaajalist potentsiaali, ta näeb, et sa oleksid tema jaoks selline partner, võib-olla, et potentsiaal midagi luua, pikaaegset, külluslikku, edukat oma elus, võib-olla suhet, võib-olla ma ei tea, mida iganes, sõprust, mida iganes, kellel, kuidas, eks ju. Aga ta ei ole jah, ta ei ole eriti selline lahkete sõnade jagaja, et sealt võib tulla küll
seepärast et tal on sügavad tunded teie vastu, sealt võib tulla midagi küll, aga ta on siukene pigem selline, kas ta on siis õhuelement või kes on nagu siis oma ühest küljest väga, ta võib olla väga edukas oma elujärjel, ta võib väga heas kohas olla, seepärast ma näen siin 2 kuningat esindavad tema energiat, siis ta võib väga heas järjel olla ja tal võib olla ka paarisuhe juba olemas olla. Ja ta näeb teiega justkui seda potentsiaali, ta tahaks võib-olla sulle pakkuda midagi, aga ta ei näe, kuidas see võimalus tekiks. Et kõik on nagu juba, ta ise on väga mentaalses energias. Ta toimetab väga palju oma peas. Ja siin võib isegi olla seda, et ta tahaks sulle anda, aga ta ei näe võimalust, kuidas seda anda või pakkuda või luua. Et see, mida ta oma peas justkui mentaalselt mõtleb, mis võiks olla kõik teie vahel, tema näeb, et see ei saa toimida, see ei saa sedasi nagu, ta ei saa seda pakkuda sulle. Siin. Või et sa lükkad midagi tagasi või et tema ei ole võimeline sulle seda pakkuma. Või ta ei saa seda pakkuda mingil põhjusel, miks ta ei saa seda pakkuda, te teate ilmselt seda ise, miks ta ei saa seda pakkuda teile. Aga kindlasti ta tuleb, mis tema järgmine käik ongi, võib-olla ta tuleb teile mingisuguse ettepanekuga. Aga pigem ma näen siin, ta tuleb ikkagist mingisuguse ettepanekuga teile ja tahab teiega kokku saada, taas kohtuda. Aga ta on hästi selline, ta vahest toimetab väga emotsioonide pealt või sellist spontaanselt mingisugused mõtted tekivad ja siis selle pealt toimetab. Aga tegelikkuses pikas perspektiivis ta on väga aeglase käiguga meesterahvas. Seal hästi aeglane käik on tal seal sees. Ja jah, et ta tahaks mõttetasandil, ta võib-olla tahaks teile pakkuda või teha järgmist käiku, midagi ilusat, ma ei tea, kinkida, anda, öelda, aga ta nagu matab selle väga kiiresti selle mõtte maha. Et ta nagu mõtleb võib-olla, et selle pole pointi või mis iganes. Et jah, et siukene natukene pessimistlik mõtteviis. Noh, ta on, kuna ta on nagu õhu energias ka siin hästi oma mentaalsuses kinni, no siis ei ole seal nagu midagi suuremat ka soovida, sellepärast et seal toimetab ikkagi just meel. Meel on väga piiratud ja tema näeb igal pool probleeme ja püüab neid probleeme ikka igatipidi lahendada. Ta ei suuda olla nagu sellises vabas vormis või vabas voolavuses, et ta on nagu pigem ja sellist meele poolt hallatav, et ta ei toimeta oma südame järgi. Grupp number 1, selline ladumine siis teile, loodetavasti oli sellest abi ja mingisugust mõistmist, taipamist, teadmist siit teile ehk tuli ja minu poolt suured tänud vaatamast ja kuulamast, kohtume juba järgmises videos. Aitäh teile! Ja grupp number 2, kes valis siis selle kaardipaki teile, siis vaatame teile siis, mis siin teie vahel siis toimub. Et mida tunned sina tema vastu, mida tema sinu vastu, mis on sinu järgmine käik tema suunas, mis on tema järgmine käik sinu suunas ja mis on teie vahel. Grupp number 2. Sinu tunded tema vastu, tema tunded sinu vastu. Sinu järgmine käik tema suunas, tema järgmine käik sinu suunas. Ja mis on teie vahel? Ja
siin on ka jällegi sellist kurbust, üksiolekut, hüljatust, kas hüljatusttunnet või siis reaalset hüljatust. Et siin on jah seda puudusteadvust teie vahel ka, et sellist eemalolekut, hüljatusttunnet, ühtsuse puudus. See võib tähendada ka võib-olla sellist materiaalset vaesust või materiaalset või ka vaimset ja hingelist kaugust. Aga päris kindlasti teid mõlemaid nagu, mis teid nagu ühendab või mis on teie vahel, te mõlemad nagu kardate võib-olla ilmselt seda suhet kaotada. Siin on mingisugused teatud vajadused ja emotsionaalne nälg justkui, midagi pole piisavalt. Ei armastust, ei julgust, ei kohalolu, ei mõistmist. Ja päris kindlasti võib teil mõlemal olla see hirm, et hülgamishirm võib siit välja tulla, aga siin on nagu konkreetselt puudus tuleb välja. Siin võivad isegi inimesed olla koos, aga nad tunnevad ennast ikkagist üksi. Justkui nagu ekslete koos kuskilt läbi. Aga kumbki ei julge nagu avada oma südant täielikult. Avaneda üksteisele täielikult. Ja siin võib olla ka ühendus, mõlemapoolne ühendus suhtes läbi valu. Suhe on loodud nagu energeetilisel tasandil kannatuse valu kaudu, ehk siis teadvuse tasandil, mis on siis seotud teie enda emotsionaalsete lahingutega ja tegelikult kõik koondub niikuinii sellele, et kõik, mida me teises inimeses näeme, seda puudust, siis see on tegelikult sinu enda projektsioon ja see on sinu enda sees. Sa oled ise loonud sellise situatsiooni, kus sa näed seda inimesel, seda puudust näiteks, mis sind nüüd trigerdab, siis sa oled ise selle loonud, et see võimalus, kus sa nüüd siis saad oma tunded ja emotsioonid lõpuni tunda ja vabastada, on see võimalus selle inimesega. Kõige kiirem viis, sest see inimene on sinu jaoks katalüsaator. Ja see on kõige kiirem viis vabaneda sellest valust, mis su enda sees siis on. Et päris kindlasti teie vahel on siin võimalus selliseks ärkamiseks, kaastundeks ja nende haavatavusest läbi murda siis ja läbi tulla. Kui te nüüd mõlemad suudaksite näha, et puudus pole reaalsus, vaid puudus on illusioon ja puudus pole lõpp, vaid just nimelt algus, siis see võib teid mõlemaid väga-väga tõhusalt edasi liigutada selles elus. Et see, mis teie vahel on, siis on see tegelikult selline õrn koht, kus teie enda mõlemad varjud kohtuvad. Seal on valu, võib-olla sellist mahajäetust, aga see on ka võimalus nii-öelda südame äratamiseks ja vastastikuse hoidmiseks, justkui vastastikku hoida üksteist, kui siis kummalgi jagub julgust haavatavuseks
või selliseks avatavuseks. nii, aga vaatame, mida tunnete teie tema vastu. jällegi hästi selline kurb meeleolu siit tuleb välja, et ilmselt siis keegi on siin lahkunud, kas sina või tema või mõlemad, mis iganes siin võib olla, siis tegelikult sa tunned temaga väga palju rõõmu, väga palju naudingut, kui temaga koos oled, aega veedad. aga siin on nüüd siis keegi lahkunud või lahkumas läbi selle kaardi ja selle kaardi ma näen siin ja te olete üsna kurb, masendunud, pettunud kõiges, mis iganes. Te tunnete väga sügavat tundeid tema vastu, tema tunneb ka samuti ja siin võib olla ka armukolmnurk, erinevad inimesed ja sa oled sellest situatsioonist lahkunud või siis tema on teinud mingisuguse teatud valiku. aga ta on rebinud teis mõlemast siis nii-öelda need valud ja mustrid teis esile, millega te nüüd mõlemad olete silmitsi. ja samuti mõlemad te tegelikult tunnete selles suhtes nagu üksindust või üksildust, kus tegelikkuses võib-olla te ikkagist soovite koos olla, seepärast et kuna ta tuleb nagu puuduse kaardina siin välja, müntide 5, mis teie vahel on, siis ongi see nagu eemalolek või ta ei ole nagu rõõmus kaart, et üks on õnnelik ja teine on siis kurb, et keegi lahkus, vaid see ühendus on teil olemas ja te tunnete mõlemad siin sellist kurbust aga mis tuleb siis omakorda teie enda nagu mingisugustest mustritest, kas kardate hüljatust, kas te vaatate siis tegelikult seda puudust kogu aeg, kas teil on hülgamishirm, otsite seda nagu väljastpoolt, ei suuda iseendale pakkuda seda, anda endale seda, siis te nagu anute ja lunite seda nagu väljapoolt kuskilt, et keegi täidaks teid selle armastuse, selle tähelepanu, selle ootusega, mida sa sealt ootad, eks ju. Et sa saaksid tunda seda, aga teadvustamata tegelikult iseennast selles, et me kõik saame anda endale neid tundeid tunda, me kõik saame seda ise kogeda ja anda endale seda kõike, mida sa sealt väljast tegelikkuses otsid. ja see ongi see, et kuna sa seda sealt väljast otsid, siis tegelikkuses sinu sees on väga palju siis neid mustreid ja paradigmasid ja allasurutud emotsioone ja laenguid, mis tegelikult siis ei paljasta sinu puhast tõelist olemust. see on see. ja siin on siis tõesti, kas siis sa ise lahkud või tema lahkub, aga see olukord väga kurb teie jaoks. Mida tunneb teie, mida tema tunneb teie vastu? Tema tahab sinuga koos aega veeta, aga ta on ka jällegi hästi selline pigem väikeste sammudega, väikesed ettepanekud, mitte võib-olla kõige tihedamini kokku saada ja aega veeta. Et siin on ikkagist see distants teie vahel, aga tema soovib nagu, kui sina oled lahkunud või kui midagi on teie vahel toimunud, siis ta tegelikult soovib seda lepitust ja ta soovib mingisuguse väikese ettepanekuga tulla. Et tal on endal ka mingit laadi taipamised, teadmised, mõistmised ja võib-olla ta tahab mingisuguse otsuse langetada. Et see suhe nagu mingil määral äratab teda kuidagi viisi või mingil viisil ta on nagu kuidagi äratanud teda. Võib-olla teie lahkumine on teda kuidagi äratanud ja ta tahab nagu taas jälle kohtuda, seepärast et tema silmis ta tunneb teiega sellist harmooniat, sellist mõnusat olemist, seda hubasust, seda kodusust võib-olla. Ja ta tahaks pakkuda teile midagi, aga see ei ole nagu praegusel hetkel nagu kõige suurem pakkumine. Ja mõistab, et võib-olla tuleb mingisugused otsused langetada. Mis on teie järgmine käik tema suunas? Huvitav, et see õigluse kaart tuleb siin igal pool välja. Et tegelikkuses sa ise nagu püüad ka väga õiglaselt ja tasakaalukalt selles olukorras nagu toimida ja teatud situatsioonides sa võtad isegi aja maha, et võib-olla nagu taastuda või terveneda või siis nagu
võib-olla oma mõtteid puhastada või mis iganes teie vahel võib olla, et sa saaksid nagu tulla oma sellisesse väekasse energiasse tagasi. Sina soovid, et teie suhe oleks tasakaalukas ja kui teie suhtes toimub mingisugused erimeelsused, siis sa pigem soovid nagu taanduda ja asjade üle rahulikult järele mõtelda. Ja sa soovid, et see oleks külluslik, loov, selline kasvav ja armastav suhe. Sa soovid tema naine olla. Sa soovid võib-olla sellist kindlamat suhet temaga. Sa soovid, et ta võib-olla teeb mingisuguse valiku ja sinu kasuks ilmselt. Aga sa soovid jah, võib-olla sellist, sa soovid temaga eesrinna olla ja sellist püsivat suhet temaga luua ja et see kasvaks ja areneks ja tõstaks nii sind kui teda võib-olla. Et see oleks nagu jätkusuutlik ja see oleks õiglane ja tasakaalukas. Et sinu järgmine käik tegelikkuses võib siin olla see, et sa püüad käituda igas situatsioonis väga õiglaselt ja tasakaalukalt, vajadusel taanduda ja mitte teha siis mingisuguseid otsuseid ja järeldusi või ütluseid tema suunas mingisuguse sellise kurbuse ja sellise emotsionaalsete laengute nagu baasil, vaid pigem sa võtad enda jaoks aega, pigem sa võib-olla annad ka temale mingit teatud aega, distantseerud, et siis saaks nagu jälle nagu temasse suhtuda või nagu tema suunas liikuda väga armastaval ja toetaval viisil, et siin on ikkagist seda toetust tema suunas, ükskõik mis suhe teie vahel on või mis situatsioon teie vahel on, sa oled väga helde tema suunas ja väga armastav ja toetav, et sa isegi kui sa tunned ise siin kurbust ja emotsionaalset üksijäetust või sellist hülgamist või sellist puudust selles suhtes, siis tegelikkuses sa nagu püüad ikkagist tema suhtes olla väga mõistev, armastav ja toetav, et sa nagu ei hülga tegelikult teda. Ühest küljest sa nagu võib-olla teatud inimesed võib-olla siin püüavad nagu lahkuda sellest situatsioonist, seepärast et ta ei ole nagu nõus võib-olla sellise situatsiooniga, mis teie elus praegu selles suhtes asetseb. Aga teisest küljest sa püüad võib-olla seda väga nagu tasakaalukalt ja mõistlikult ja õiglaselt talle seda nagu kuidagi väljendada ja sealsamas olla väga soe ja armastav tema suhtes. Kui me oleksime väga soojad ja armastavad ka enda suhtes sellisel viisil, mida me tegelikult väljendame teiste inimeste suunas, siis oleks elu palju kaunim ja ilusam. Mis on tema järgmine käik teie suunas? Ilmselt siin mingisugune ettepanek tuleb teie suunas, ta tegelikult näeb teid väga sellise enesekindla, julge pealehakkajana, ta näeb teid väga iseseisvana, ta näeb teid väga sõltumatuna ja ta armastab teid selle eest. Ta imetleb teid ja mis on tema järgmine käik, võib-olla ta püüab nagu ka nagu mitte sõltuda ja lähtuda kuidagi sellest suhtest, vaid mitte sõltuda nendest tunnetest, mis see suhe nagu temas üles kergitab ja ta püüab ka nagu enda seda nagu iseseisvust taastada või siis hoida nii-öelda seda lippu kõrgel ja ta püüab nagu hoida seda tasakaalu kõik, et oleks perfektne, et asjad oleks tasakaalus ja et ei läheks lappama ja ilmselt tema järgmine käik on siis mingisugune ettepanek kokkusaamise eesmärgil või teeb ta siis ettepaneku, et kokku saada, teeb ta siis ettepaneku, kutsub välja, ma ei tea, võtab ühendust. Ta väga palju nagu mõtiskleb ka teie suunas ja ta võib olla väga mänguline
mänguline, ta armastab võib-olla teiega seda mängulisust, teie vahel võib olla siin väga selline mänguline energia. ja see mänguline energia ei tohi surra läbi selle kurbuse ja üksi olemise. teadke, ükskõik mis tunne teil selle inimesega koos tekib, see ei ole tema tekitatud tunne, tema ei ole millestki süüdi, sina oled selle olukorra enda jaoks ise loonud, et sa saaksid ärgata sellest, mis sinu sees on. kui me kõik teaksime seda, et teine inimene ei ole selles süüdi, mida sina tunned, või teine inimene ei käitu sellepärast, et ta kuidagi vastik ja paha ja inetu ja tahaks kuidagi seda teha, vaid ka tema on omas keskkonnas üles kasvanud selliste reeglitega, selliste mustrite, selliste paradigmade, selliste asjade keskel inimesed annavad, vanemad annavad, ühiskond annab, suguvõsa pakett on tal kõik kaasas, eks ju. et kui inimesed nagu kokku tulevad ja algul on nagu kõik nii ilus ja kena ja kaunis, siis mingi hetk võtavad üle see pakett, mis meil igalühel kaasas on, ehk suguvõsast, perekondadest, lähiringist, kus me üles oleme kasvanud, mis mustrid, mis iganes need emotsioonid sul seal alateadvuses möllavad, toimetavad, tegutsevad, juhivad sind, siis need hakkavad omavahel siis suhtlema, mitte siis enam see armastus, mida te algselt tundsite. ja mis see kirg ja see kõik, mis teid ühendas ja see tuli siis, need hakkavad hoopis need nii-öelda need omavahel siis suhtlema hoopiski see pagas, see just mineviku pagas. et sinu ja tema mineviku pagas hakkavad omavahel suhtlema, enam ei ole seal nagu seda, et mis alguses oli. seepärast siis tulevad need mustrid ja hirmud ja need puudused kõik välja teis ja siis te hakkate nende kaudu suhtlema ja see tähendabki seda, et ülioluline on ennast puhastada igasugustest emotsioonidest ja laengutest. seepärast, et kui sulle tundub, et teine inimene teeb sulle midagi ja sa süüdistad teda ja vaatad tema otsa, siis tegelikult sinu enda sees on see laeng ja emotsioon, mis siis vajab vabastamist. ja kui sa vabastad selle emotsiooni ja puhastad, siis see kaob. kas see inimene siis tõesti ei tee enam seda või sa ei pane seda üldse tähelegi ja see kaob iseenesest ja see ei ole üldse mingisugune probleem, kui algselt oli mingisugune probleem nii-öelda. et jah, et siin, et tema püüab siis järgmise käigu võimalikult tasakaalukalt läbi viia, võib-olla vabandada, võib-olla teha mingisugune ettepanek kokku saada, mingisugune kingitus, vabandus, mis iganes, et teie vahel siin on olnud mingisugune erimeelsus pisut, siis päris kindlasti tema poolt tuleb selline väga tasakaalukas ja tagasihoidlik võib-olla vabandus, võib-olla ettepanek, võib-olla suhtlus, võib-olla selline enesekindel, julge ja siiras mingisugune ettepanek või vabandus, ütleme siis niimoodi, mingisugune siiras suhtlus. jah, nii on. suured tänud vaatamast ja kuulamast, kohtume juba järgmises videos, kõike kaunist teile!